Armsad sõbrad, hea Hirvepargi rahvas. Tunne ütles täna rahvusvahelisel kommunismikuritegude konverentsil sellise olulise mõtte, et see, mida 30 aastat tagasi tuldi Hirveparki otsima, oli tõde. Tõde selle kohta, et me ei liitunud vabatahtlikult Nõukogude Liitu. Järelikult see andis meile kindluse, et me ei ole selle riigi osa, vaid meie tee on teine tee. Ja see oli kõige olulisem Hirvepargi sõnum. Julgus nõuda tõde. Ka siis, kui selle eest pidi maksma vabadusega või riskidega. Euroopa vabadus peab ja saab rajanema tõel. Ja sest tõde tähendab ka ühte hinnangut minevikus toimunule. Täna on Eesti Euroopa Liidu eesistuja. Ja minu jaoks on oluline, et Eesti eesistumine Euroopa Liidus ei ole üksnes tehnokraatlik projekt, vaid see peab olema ka väärtuspõhine eesistumine. Mis on meie sõnum teistele Euroopa rahvastele? See on see, et me Euroopa tulevikku rajame tõele. Ja see tõde tähendab ka õiglast arusaama minevikust. Natsismi kuritegudele on antud õiglased, nii juriidilised kui ka moraalsed hinnangud. Ja meie kohus on jätkata tööd selle nimel, et samasuguse moraalse perspektiivi ja samasugused juriidilised hinnangud omandaksid ka kommunistlike režiimide kuriteod. Ja täna koos 8 riigi esindajatega võtsime vastu ka selge avalduse, kus me ütlesime, et kommunismi kuritegusid on käsitletud ebapiisavalt ning me peame vajalikuks, et riikide vahelises koostöös luua eraldi riikidevaheline asutus, mis hakkab tegelema just nimelt kommunismi kuritegude õigusliku uurimisega, puudutavalt kurjategijaid, moraalse hinnangu andmisega ja avalikkuse kõigi Euroopa rahvaste teavitamisega. See on oluline missioon, see ei ole kerge ülesanne, aga tõde teeb vabaks. Ja meile annab julgust meie tänasele põlvkonnale 30 aastat tagasi need mehed ja naised, kes tulid siia Hirveparki. Igal põlvkonnal on tõe eest omad ülesanded. Aga tõe saar peab suurenema ja vale meri taganeb, uskuge mind. Võidakse küsida, et see on minevik. Miks te tegelete minevikuga, kas see omab praktilist tähendust enam täna? Ja ma osundan jällegi selleni, mida ütles Tunne tänasel konverentsil. Kas teate? Kui Venemaa oleks läbi viidud pärast Nõukogude Liidu kokkukukkumist sarnane moraalsete ja õiguslike hinnangutega dekommuniseerimine, nagu juhtus Saksamaal pärast teist maailmasõda, siis Putin täna ei oleks võimul. Kõik. See on tegelikkuses järgiandmine tõele, see läheb meile maksma, see ei lähe meile maksma mitte mingisugust abstraktset kategooriat, see läheb meile maksma inimelusid, rahvaste vabadust ja ebakindlust. Järelikult meie tee ja meie vastus täna Hirvepargis saab olla üks. Me ei tagane seismast tõe eest, me ei tagane seda ei Eestimaal, ei teiste maailma rahvastega suheldes. Me toetame neid rahvaid, kes vajavad meie toetust ja me usaldame vabadust, me usaldame inimeste õigust ise oma tulevikku määrata, me usaldame seda, mis meist kõigist teevad inimesed. See on julgus uskuda sellesse, mida pead õigeks. Julgus on kõige olulisem väärtus, millele me ehitame üles Eesti tulevikku. Ja see ongi Hirvepargi sõnum. Tõde ja julgus. Elagu Eesti, elagu Hirvepargi vaim.